No nii, tere jälle. Täna tutvustame siis kahte Kioni toodet taaskord. Esiteks siis Kioni View Evo, mis on siis klaasikeraamika, ja teiseks siis Kioni Bold Wipe Evo, mis on siis klaasilapp. Räägiks täpsemalt, mis on siis siin View pakendis sees. View pakendis on meil kõige tähtsam asjana õpetus, mille soovitaks kindlasti läbi lugeda. Lisaks siis video vaatamisele, mida siit kohe ka näete, et kuidas see täpsemalt käib, kuna seletan ilusti videos lahti, et mis järjekorras midagi teha. Lisaks on siin siis ka sellised aplikaatorlapid, neid on siin ikka omajagu, selline 5 tükki. Aplikaatorlapid siis käivad eraldi sellise aplikaatorploki külge. Siin on olemas ka eraldi selline pisike vahe, kuhu vahele siis need aplikaatorlapid saab panna, et siit pealt ära ei libiseks. Lisaks on siin olemas ka siis klaasikeraamik ise, ehk siis Repel. See on 20 milliliitrises pudelis. Kion ise ütleb, et ta peaks jaguma siis, kui panna 2 kihti esiklaasile ja siis kummalegi esimesele küljeklaasile 1 kiht. Tegelikkuses saab hakkama selle ühe pudeliga kogu auto klaasiringiga, aga sellisel juhul peab natuke hoolikalt jälgima, et selle ainega väga ei priiskaks. Aga kindlasti on tehtav. Siis on siin sees eraldi olemas ka glass polish, mis on siis natukene selline kiuline või tal on selline natuke abrasiive sees just sellel samal põhimõttel, et ta võtab siis kinnist mustust maha sellelt klaasilt ja natukene ka siis, mingil määral võib-olla mõned hästi väiksed sellised kriimud, aga ongi siis kinnine mustus, võib-olla näiteks mingi puunektar või midagi sellist ja samuti võtab ta ka siis selline mingid õlid ja sellised asjad see klaas võib maha, et oleks pind võimalikult puhas, enne kui hakkad seda klaasikeraamikat paigaldama. Ja see on siis ka selline väikene aplikaator, millega siis seda glass polish'i kasutada. Et lihtne meelde jätta, valge aplikaator, valge toode ja need siis omavahel ongi kokku panna ja saab klaasid ilusti puhtaks eelnevalt. Aga vaatame juba lähemalt kohe, et kuidas see siis täpsemalt käib. Nii, ja esimene samm tegelikult siis selle klaasikeraamika paigaldusel on klaasi puhastamine, siis selle sama glass polishiga ja siis selle väikese valge aplikaatoriga. Et siia seda toodet peale panna võib täitsa omajagu, aga kindlasti mitte hulluks minna, et ütleme, sellest täitsa piisab enam-vähem mingi poole klaasi jaoks. Ja ega muud ei olegi. Tegelikult täitsa lihtsalt siit vaikselt, kas ringjate liigutustega või selline edasi-tagasi liigutustega võib hakata toimetama. Ja kõige paremini tegelikult saab aru, et klaas on puhas siis, kui see aplikaator ise hakkab takerduma. Et see tähendab siis, et kõik igasugu õlid, igasugu kaitse on juba siit maha tulnud ja siis pärast lihtsalt see klaas ära puhastada siis eraldi Kioni glass vahendiga. Osad kasutavad ka lihtsalt tavalist vett ja siis mingit üldist sellisest võimalikult väikse kiulisusega lappi. Praegu saabki siit ilusti selle peale ära panna. Vajadusel siis saab alati juurde lisada seda natukene. Et selle pudeliga ongi Kion ütleb, et saab teha siis nagu ka keraamikaga esiklaasi ja siis esimesed küljeklaasid, aga jällegi kui natukene jälgida, et kui palju seda kulutada, siis saab tehtud ka kindlasti kogu klaasiringi. Laseme siit natukene siia lapi peale ja siis siit lihtsalt ühtlaselt maha pühkida see. Nii, ja nüüd siis kiired näpunäited, kuidas seda keraamikat klaasile panna. Esiteks siis, siin ma juba panin selle pisikese lapi sellele aplikaatorile nendesse vahedesse, et siis ta ilusti püsib siin kinni, ei pea seda eraldi siit kõvasti kinni hoidma. Ja mina isiklikult võtangi seda keraamikat ja teen näiteks ütleme siis sellise triibu siia. Et siis tal on üsna okei katvus ja mulle meeldib alguses lihtsalt teda justkui katvuse mõttes siia suhteliselt ükskõik kuidas panna. Sa võid teha ringe, võid teha sirgelt, aga oluline on lihtsalt see, et kõik kohad saaks ilusti sellega kokku, just siis nagu klaasi mõttes kõik kohad. Aga nüüd on kogu ring tehtud. Ideaalis ta võiks 15 minutit kuivada igal klaasil
ja siis maha võtta. Esiklaasil siis soovi korral 15 minti lase kuivada ja pane veel teine kiht kohe otse siia peale, et ära seda omakorda maha võtta. Lapp märjaks natukene ja lihtsalt hakata jälle maha võtma seda. Et ideaalis mõned asjad, mida siis jälgida, kui klaasikeraamikat siis paigaldada, on see, et esiteks ei paneks seda otse päikese käes. Et klaas võiks olla ikkagi pigem jahe, sest päikese käes lihtsalt kogu see kuivamisprotsess ja asjad toimuvad nii palju kiiremini, et ta võib sulle sinna klaasi sisse kuivada ja siis peab hakkama uuesti poleerima ja kogu see töö on täiesti mõttetu. Et kui vähegi võimalik, siis teha seda varjulises kohas, veel parem, kui saaks teha kuskil garaažis, nagu me ka praegu oleme. Et siis on lihtsalt kogu see keskkond on rohkem kontrollitud, ei tule kuskilt mingit päikest, mis veel olulisem, loodetavasti ei tule kuskilt ka mingit vett ega midagi, mis siis seda klaasikeraamikat võiks koheselt kahjustada. Et teine asi, mida kindlasti jälgida, ongi see, et klaasikeraamika võiks olla klaasi peal vähemalt 4 tundi nii, et ta ei puutu kokku veega, sest esimesed 4 tundi on kõige kriitilisemad, kuna sel hetkel toimub klaasis või sellel keraamikal siis nii-öelda see järelkuivamisprotsess. Eriti hea oleks, kui saaks hoida seda klaasi kuivana, ütleme siuke 24 tundi, see oleks eriti super. Ja kui vähegi võimalik, võiks tegelikult auto jääda ööseks ka sinna samma garaaži näiteks. Et siis ta jõuab ilusti endal need järelkuivamised asjad ära teha ja siis lihtsalt see keraamika püsib kauem seal peal. Ja saate kauem sõita siukse hüdrofoobse klaasiga, ei pea muretsema igasugu vihmapiiskade ja võib-olla lörtsi lume eest, et saab siis selle kvaliteedi sellel keraamikal oluliselt parema. Et üldiselt ta ei ole mitte midagi keerulist, kindlasti igaüks saab sellega hakkama, tuleb lihtsalt ilusti neid õpetusi jälgida ja saab ta ilusti kvaliteetselt siia klaasi peale ära pandud ja siis juba nagu mainitud turvalisemalt liigelda näiteks vihma käes, kuna kõik vihmapiisad siis ilusti valgub maha. Ja kui nüüd klaasikeraamika on maha võetud, siis soovitaks tegelikult teha autole ühe tiiru veel ümber või ühe tiiru veel, sest võib-olla kusagil jäi midagi tegemata, oletame näiteks mõnda klaasi nurka ja natukene veel seda keraamikat, et siis selle saab sealt ilusti maha võtta veel ja lihtsalt igaks juhuks üle kontrollida, kas kõik jäi nagu võiks, et ilusti klaasist näeb läbi, ei ole kuskil mingeid laike ja kui sellega on ilusti tehtud, siis olete ka hästi hakkama saanud ja eks siis juba näeme järgmises videos, kus annan mõne näpunäited, kuidas mingeid Kioni tooteid kasutada.